Mulle ütlen ausalt, mulle eriti ei meeldi igast juhtimisraamatud. Ja üks juhtimisraamat on mulle meeldinud. Ja see on sellise ettevõtte nagu Semco omaniku ja tegevjuhi poolt kirjutatud raamat. Ricardo Semler on tema nimi. Ja miks see mulle meeldis? Seepärast, et see oli täitsa teistmoodi. See nagu avardas mind ja tekitas mulle lootust, et äri võib olla täitsa teistmoodi juhitud. Semler võttis 85. aastal ärijuhtimise Semcos üle oma isalt, kes oli viimased 30-40 aastat kaubalaevadele propellerit tootvat ettevõtet juhtinud. Ja põhimõtteliselt 6 aastaga viis ta äri, mille käive oli aastas 4 miljonit, lõi samale ettevõttele käibeks 400 miljonit. Ehk nagu tohutu hüpe ja kasv. Aga see on selline nagu numbri pool. Ja siis nagu küsime, millega siis see Semco tegeleb ja mis ta seal nagu muutis. Ja siis pull ongi, et kui sealt mehelt küsida, siis, et kuule, millega su ettevõte tegeleb, siis ta ütleb, ma ei tea. Ja see on täiesti absurdne, sest tavaliselt nagu räägitakse, sul peab hästi kindlalt defineeritud olema, et mis su point on, mida sa teed. Tema ütleb, ta ei tea, tal on nagu hirm hoopis, et kui sa defineerid kindlalt töötajate ära, me teeme seda, siis kõik muud mõtted, mis inimestel tekivad loomulikult elu jooksul, need ei saa väljenduda, need ei realiseeru, mis tähendab, et miski, mis võib olla oluliselt aktuaalsem ja huvitavam sinu inimeste jaoks, jääb tegemata ja siis nad teevad seepärast, et me ju valmistab propellereid, mis tegelikult kedagi ei huvita. Ja siis sa peadki inimesi hakkama motiveerima ja looma mingit skeeme. Ja pull on see, et lisaks sellele, et nad ei tea, mida nad teevad, ei ole selles ettevõttes. Tegu on endiselt, peamiselt on tootmine, on põhiosad nagu käibes seal täna, aga neil ei ole näiteks ka mingisugust missiooni, visiooni, neil isegi ei ole ametijuhendeid, ei ole personaliosakonda. Inimesed, kogu firma finantsinfo on kõikidele töötajatele teada ja iga üks määrab oma palga ise. Koristaja ütleb ka, ma tahan sellist palka. Ja kui see veel ei ole nagu piisavalt absurdne, siis seal ei ole ka mingit kindlaid tööaegu. Et nagu iga üks teeb tööd siis, kui ta justkui heaks arvab. Et nende mõte on see, et kui inimene on õppinud piltlikult öeldes nagu tihti ka nädalavahetusel e-mailidele vastama, siis ta peab ka õppima ja oskama esmaspäeval minna lapsega kell 2 kinno, et ta elus oleks mingisugune tasakaal. Ja kui nad alguses 80ndate keskpaigal tutvustasid nii-öelda sükest paindliku graafiku järgi töötamise võimalust, siis paljud kriitikud kohe ütlesid, kuidas on liinitöölised, lihttöölised, et siis sul läheb firma pankroti, keegi ei tule tööle. Ja ta ütles, et seda ei juhtunud mitte ühtegi korda, et inimesed ei oleks tulnud tööle. Ja ta mõte, mis mul hästi sümpaatne oli see, et kui see peakski juhtuma, et kõik liin ju sõltub kõik inimesed kohal ja üks päev ei ole inimesi seal kohal, siis on probleem oluliselt suurem, siis see näitab, et nagu inimesed taha seda tööd teha, et siis me peaks tegelema selle motivatsiooniga ja sellega ei ole kunagi pidanud tegelema, sest kui inimesed saavad teha asja, mida nad päriselt teha tahavad, kui keegi ei sunni neid töötama nii, nagu neile ei sobi, siis tegelikult me kõik tahame teha midagi, kus me saame ennast realiseerida. Ja kui meile anda veel võimalus töötada endale sobilikus ajas ja tempos ja usaldada, et me oleme täiskasvanud inimesed, kes suudavad teistega nagu läbi arutleda, et kuule, ma veits tahaks hommikul kauem magada, sest ma lihtsalt olen süüke ja sa vajad teistsugust nagu käsitlust, siis me saamutame erakordseid tulemusi ja kuigi see kõik on emotsionaalne, siis põnev on see, et Semco aastane kaadrivoolavus on 1%. 76 tippülikooli maailmas on valinud Semco mudelettevõtteks, mille järgi õpetada ettevõtlust ja ettevõtte juhtimist. Ja kui sul või mul oleks olnud aastal 81 $100 000, mis investeerida Semco aktsiasse, siis aastaks 2000 oleks sinu aktsiaväärtus olnud $5,4 miljonit. Et pigem nagu ratsionaalne.